Tervist! Ehkki täna ilmus Õhtulehes minu kiri tulevasele vabariigi presidendile, ei ole viisakas liiga vara seda õppematerjaliks teha. Oleme müügis. Umbes samast asjast räägib ka Mikk Mumm, kelle teksti leidsin loomulikult sotsiaalmeediast. Ja Mikk Mumm kirjutab mõnusalt kõbimist vajavalt niiviisi. Kallid inimesed, hüüumärk. Kõnetame, pöördume hüüumärgiga. Vaadake, mis toimub, hüüumärk. Põhjus, see on käsk. Ettepanek. Vaadake, mis toimub, riik röövib inimesi mitte öösel maskiga. Päeval seaduse ja paragrahviga. Riik röövib ja paneme paberi otsa, siis ei loe ühte rida 2 korda. Valitsus tuleb ja ütleb, see on otsekõne, niisiis pärast koolonit algavad jutumärgid eesti keeles alt. Otsekõne lause algab nagu lause ikka suure tähega. See ei ole isegi hüüdlause, see on konstateering. Me võtame jutumärgid kinni. Ja panime selle kinni, selle otsekõne, sest me jätkame Andreaga, mis on päris hea võte. Järgnev loetelu, mida kõike võtetakse, ei ole otsekõne, see on stiililiselt päris tore. Niisiis, võtame palgast tulumaksu, siis võtame veel, sest käibemaks tõusis. Võtame autost, sest nüüd on automaks. Kui me võtame autost, siis me võtame auto seest. Me lisame ühe sõna, võtame auto eest. Saaks teha veel pikemaks, võtame auto omamise eest. Jääb nii, võtame auto eest. Võtame kindlustusest, võtame kütusest, võtame isegi siis, tingimuslik, kui selle ette koma käib. Kui sa oled haige ja võtame siis, kui sa oled vana. Ja mis sa saad vastu? Küsimärk, härra Mumm. See on ilmselge küsimus teil järelikult küsimärgiga. Mis sa saad vastu? Perearsti juurde 3 kuud järjekorda. Teen ettepaneku asendada numbersõnaga. On ilusam. Õpetaja, kes ütleb, härra Mumm, kas teil ei ole klahvi, kus käib koma? Teate, mis ei olegi? Mikkukene. See on alumises reas, punkti kõrval. Mitte ühtegi koma. Aitäh. Tegemist on. Niisiis, yes. Teed, mis on auke. Mida? Auke täis. Politsei, kes ütleb, et avaldage netis, kui midagi juhtus. See ei ole hooliv riik, see on kassapidaja riik. Kirjutame kokku väikese kaarekesega, muidu see kuuluks kassapidajale, aga tegemist on liigiga ehk siis kassapidaja riik. Lööb arve ette ja ütleb, et maksa ja ära küsi. Samal ajal räägitakse kasvust ja julgeolekust, aga kasvab ainult riigi isu. Julgeolek on tore asi, aga mis julgeolek see on?
koma, tingimuslik kui selle ette koma käib. Kui inimene magab öösel ja mõtleb koma, kuidas järgmisel kuul laenu maksta. Järgmine kuu nimetav, jah, päris tihti seda viisi kõneldakse, aga kaunim on panna käändesse järgmisel kuul laenu maksta. Kes seda kõike juhib? Küsimärk. Praegune valitsus, Reform, sotsid, Eesti 200, peaminister Kristen Michal. Nende stiil on lihtne: enne valimisi lubadused, pärast valimisi vabandused. Meil ei olnud valikut, jutumärgid algavad alt. Ja pärast seda lausekest jutumärkide eel on koma. Kui on punkt, siis enne jutumärke läheb tema komaks. Meil ei olnud valikut, on nende lemmiklause. Aga valik oli küll, koma, kui jagati nõunike kohti. Valik oli küll, koma, kui tõsteti enda palku. Valik oli küll, koma, kui raha leiti projektidele, koma, mis näevad paberil ilusad välja. Oi, on koma. Härra Mumm, palju õnne, üks koma on. Ei olnud iroonia. Päriselt on hea teada, et teie arvutil siiski on klahv, mis teeb komasid. Kasutage seda. Aga elus ei muutu mitte midagi. Riigikogu on muutunud pitseriks, eelnõu tuleb, enamus vajutab rohelist, opositsioon karjub, meedia kirjutab ühe päeva. See on päris hea. Ja järgmisel või järgmiseks kasutame saavat käänet. Ja järgmiseks nädalaks on kõik unustatud, vastust ei ole. Kui läheb halvasti, koma, on süüdi sõda, kui läheb hästi, koma, on teene meie. Nii armas. Ja siis on president Kadriorus, Alar Karis. Räägime ausalt. Presidendi palk on üle 8000 euro kuus. Minu meelest on rohkem. Lisaks elukoht, autod, turvamehed, esinduskulud. Prouale ka. Elu on mugav, vastuvõtud, kõned, lilled, lindi lõikamised, üks sõna muidu kuuluks. Lõikamine lindile, lindi lõikamine tegevus, seda armastas kadunud Savisaar. Pange ennast presidendi rolli. Härra Mumm ja sina ka. 16 tundi mõnel päeval, igal juhul 8, aga tõesti, eriti kui on lähetused, kus on ajavahe, 16 tundi vastad küsimustele, saad peksa, kätled, saad peksa, esindad, saad peksa, annad intervjuusid, saad peksa, kusjuures asjade eest, mis ei ole sinu kompetents. Sest Eestis on presidendil päris vähe voli kahjuks. Loodan südamest, et uus president muudab seda olukorda riigipeana, võtab rohkem väge ja vastutust. Nii siis, ei ole see lill midagi. Milles on probleem? Küsimärk. Probleem on selles, et inimesed tänaval elavad teises reaalsuses. Nad loevad sente. Sente. Või iga senti, lihtsam on sente. Nad valivad koma, kas osta liha või kartul. Nad ootavad arsti ja nutavad apteegis. Ja samal ajal kuulevad nad presidendilt ilusaid sõnu. Harva.
Meie president on olnud väga vaoshoitud, igati nii heas kui mitte nii heas. Räägitakse ühtsusest, räägitakse vastupidamisest, räägitakse väärtustest. Loomulikult ka uus president hakkab rääkima sellest samast. Aga kus on tegevus? Küsimärk. Ja küsimusele saab vastama, hakkab vastama, peab vastama järgmine president. Kui valitsus surus läbi maksud, mis lõid keskklassi, 2 K-d, kesk ja klass 2 K-d. Ja väikeettevõtja põlvili, kus oli veto? Küsimärk. Tõepoolest, kui haiglad ütlesid, et me ei suuda enam, on olemas, yes. Kus oli sõna? Küsimärk. Sõna oli Taagepera lossis. Kui noored ütlesid, et me lähme minema. Kus oli plaan? Küsimärk. Läksidki minema ja uusi juurde ei saa. Vastus on, ei olnud. Miks? Küsimärk. Sest poliitiline haridus ja kogemus puudub. Karis tuli ametisse teadlasena ja muuseumi juhina, 2 ülikooli rektorina, diplomaatina, saadikuna. Austus selle töö, austus eest. Austus on meil vastu, see on küll natuke absurdne, aga nii on. Austus selle töö vastu ei ole hea. Suhtes, võtame sõna suhtes. Austus selle töö suhtes on suur. Ainult mitte keegi ei taha peale Hannes Hanso uueks presidendiks saada. Aga riiki juhtida on teine asi, poliitika on räpane, kõva ja vajab selgroogu. See tähendab, et pead ütlema valitsusele ei. Pead minema rahva ette ütlema, et see, mis toimub, see on väga põimlause. Ja ütlema, et see, mis toimub, on vale. Seda me ei ole saanud. Me oleme saanud vaikimist, diplomaatilist vaikimist. Ette loetud kõnesid. Sa nagu õpid pähe, kui sul on rääkida pool tundi ja kauem. Kuku. Turvalisi fraase. President ütleb, et ta ei taha poliitikasse sekkuda. Aga president ei ole sisekujundaja, õigus. Presidendi töö ongi olla pidur, olla see, kes ütleb stopp, kui võim läheb liiga kaugele, kui seda ei tehta, siis milleks meil presidenti üldse vaja on? Milleks meile presidenti üldse vaja on? Lindi lõikamiseks üks sõna, tegevus, termin. Lindi lõikamiseks saame palgata kellegi odavamalt. Lisame selle lehekülje viimase lause algusesse sõna aastal. Võib öelda ka 2026. aastal. Aga lihtsam on siia kirjutada juurde aastal 2026 tulevad uued presidendivalimised. Jälle otsustavad erakonnad omavahel Riigikogus ja valimiskogus. Jälle küsitakse nii ja me ei kasuta kõrvuti, et kes, et kas, et miks, et maha, aga koma tuleb ikka. Jälle küsitakse kes on mugav, kes ei tee skandaali. Meil on kindlalt soov, et ta ei teeks ühtegi, järelikult on mitmus.
kes ei tee skandaale mitte Mooses, kes naeratab ja ei sega. No nii tore punane sai. Tõmbame kooliaasta käima, ajame soojaks punase pastaka. Inimesed on väsinud sellest kompleksist. Valitsus, mis võtab. President, kes vaatab pealt, see komplekt nullib elusid. Teil on kahjuks õigus. Nullib selle noore, kes tahab kodu ja saab aru, et seda ei tule. Nullib selle pere, kes töötavad mõlemad. Härra mumm, teil on sõna pere. Järelikult sõna kes asendame sõnaga milles. Pere, milles töötavad mõlemad ja ikka ei jätku. Nullib selle vanaema, kes peab valima, kas ravim või küte. Nullib usu, et sinu hääl loeb ja kõige küünilisem on see, teen ettepaneku jätkata lauset, sest lause jätkub. Niisiis ja kõige küünilisem on see, kui väikese tähega, kui sa ütled selle välja, siis vastatakse, et sa oled negatiivne. Ärge vinguge. Et ära ei ole hea, et maha ära suure tähega. Ligi tuli meelde, ei tea miks. Et sa oled negatiivne, ära virise, hüüumärk, see on käsk. Tingimata hüüumärgiga. Ära virise, et maha, vaata suure tähega, vaata, kui hästi meil võrreldes teistega on hüüumärk. Muudku näitame tabeleid. Läti munad, väiksemad, kallimad, 2 senti. Ei kommenteeri. Ma sain hakkama mitte kommenteerimisega. See ei ole virin, see on arve. Arve, ja mitte mida, vaid mille. Kui riik esitab arvet, mida? Ta teeb seda kogu aeg, loomulikult teeb ka. Aga õigekeelsuse mõttes ta esitab arve 1 kord esitatud, done. Esitab arve, see on arve, mille riik on meile esitanud ja mida me maksame iga kuu. Riik ei tohi olla see, kes röövib. Riik peab olema see, kes kaitseb. President ei tohi olla see, kes elab luksuses ja loeb kõnesid. Meil on 2 varianti, kas peab kõnesid või loeb kõnesid ette. Isand mumm juba heitis ette, et nad on paberil järelikult siis ja loeb kõnesid ette. Me kõik teame, et selleks, et sünniksid kõned, ametlikud dokumendid, mis iganes, on terve meeskond isegi kokku puututud selle sooritusega. President peab olema see, kes seisab rahva ees siis, kui teised ei seisa. Rahva eest. Praegu meil seda ei ole. Ta on elus. Järelikult kasutame sõna teda. 1 tähe muutus annab talle ikkagi hingamise. Niisiis praegu meil teda ei ole. Seepärast hakkabki silmas vesi jooksma. Me nutame, kui oskame 2 silmaga. Ehk siis silmist.
me paneme ta mitmusesse silmist ja korrastame ka käände silmist vesi jooksma. Mitte nõrkusest, vihast, pettumusest, sellest, et me armastame seda riiki, aga me ei tunne seda riiki enam ära. Valimised on tulemas kogu aeg. Praegu president, siis parlament, siis jällegi Europarlament, siis jälle kohalikud. Mäletage seda kõike siis, kui lähete valima. Hüüumärk, see on käsk. Me ei lähe midagi valima, presidenti me saame. Nii põnev põrsaskotis jälle, nagu jõulukingitust pakime lahti. Kuna ta on sügisel, siis me saame oina, kellel on Mihklipäev. Vabandust. Mäletage, kes võttis ja kes vaatas pealt. Pagana hea tekst. Noh, ja nüüd on siin kõik korras ka. Kui tahad, kirjuta samal teemal. Kui sa kuidagi teisiti ei saa, võid kommenteerida seda siia samasse. Saab kergem. Üldse igasugune rääkimine on kohustuslik. Vahetagem, jagagem, ventileerigem, peegeldagem. Kõik läheb hästi.